Nagu alguses ütlesin, täna on siis see päev, kus me tuletame meelde Jeesuse ristimist Luuke evangeeliumi järgi. Ja ma loen selle sõna 3. peatükk 15. kuni 22. salmini. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele: mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on visk labidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganat põletab ta ära kustumatu tulega. Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tubi ja taevast kostis hääl: sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Aamen. Siin sõna ütles, et rahvas oli täis ootust. See on niisugune olukord, mida me tänapäevalgi väga kogeme, et on sellist segadust, kõik see, mis on nagu vana, tavapärane, see nagu enam ei tööta ja on osalt kõrvale heidetud. Mõni loodab, et kui kõik see vana, kõik taastada nii, nagu ta oli, et siis maailm muutub jälle kindlaks, aga see ilmselt nii ei sünni. Ja niisugune ebaselge olukord. Et sellist ajastu pööret, just lõpetasin Nikolai Berdjajevi filosoofilise päevaraamatu lugemise ja kui ta kirjeldab 1917. aasta revolutsiooni aega. Ta ise oli sõjaväeaadlik ja ka vahepeal ka arreteeritud ja vasakpoolsete vaadete pärast. Aga ta just ütleb, et tuli aeg, kus nagu kõik muutus vedelaks. Et kõik see, mis oli olnud tsaaririigis kindel, kõik ametid, seadused, kõik see suur impeerium, et korraga ühel hetkel kõik muutus vedelaks. Et millelegi ei saanud enam toetuda. Ja ilmselt me tüürime vastu samasugustele aegadele, kus selles maailmas, eriti meie maailma jaos, kõik see, millele seni on toetatud, muutub vedelaks. Aga selle keskel muidugi seda enam kasvab inimestesse, keset seda hirmu ja ängi kasvab see lootus, et äkki tuleb keegi, kes toob lahenduse. Ja juudi rahval oli see olnud läbi sajandite prohvetite poolt kuulutatud Messias. Üks võitud isik, Jumalast võitud isik, valitseja, kes tuleb oma õpetusega, oma meelevallaga, ta nagu paneb asjad paika, loob sellise riigi, mis on kõigile hea, kõigile kohane ja sellest väiksest riigist saab isegi selline ülemaailmne suur riik. Nii et selles ootuses, kui siin oli öeldud, rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias, siis selles ootuses oli see igatsus, nüüd lähme vaatame siis sinna Jordani äärde, kus Johannes, risti Johannes tegutseb, et kas tema ongi see. Sest kui juba rahvas liigub, siis tekib ikka huvi, et kus nad lähevad ja kas äkki seal, kas ta ongi see. Aga selles mõttes see rahva liikumine leidis nagu pettumuse, et risti Johannes ütles, kõikidele on siin öeldud, ütles ta, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Et mina ristin teid siin veega, ristin selle vana seaduse käsu alusel, et te meelt parandaksite, valmistaksite ennast sellest
uueks ajastuks, mis on tulemas, Jumala riigiks. aga on keegi, kes tuleb veel suurema meelevallaga, kes on palju vägevam. Siin nagu see vana ajastu ja uus ajastu kohtuvad. Et see kohtumine Luuka evangeeliumis on toimunud ka varem, et juba need mõlemad lapsed, Rist Johannes, nad on peaaegu ühe vanused, seal on vahe on ainult 6 kuud. Et siis kui Maarja tuli Elisabethi juurde, siis seal on ju öeldud, et Elisabeth tundis, et laps hüppas tema sees rõõmu pärast. Kes on emad olnud, teavad küll, kui hakkab liigutama, aga et see oli nii elamus emale, et sugulane tuli külla, aga ka lapsele. Nüüd mõned peatükid hiljem, raamatus läheb kõik kiiresti, aga elus on vahepeal möödunud 30 aastat. Vaadake, kuidas siin selles tihedas ajas kõik peab ju Jeesuse elu mahtuma, ütleksime nii, 1 aasta sisse, kiriku aasta sisse. Et me oleme olnud jõululaupäevas, alles olime, siis tähistasime tarkade tulekut, see oli nüüd just möödunud nädalal, aga seal oli juba 2 aastat peaaegu vahet. Sest see on selle järgi, et Herodes lasi seal Petlemas tappa just kuni 2-aastased. See arvestus oli, ta nagu arvestas, et nende hulgas peab olema see, kes on tema trooni võimalik pretendent. Ja siis me täna vaatasime pilti 13 aastat Jeesus templis ja täna me oleme juba 30 aastat. Et raamatus on kõik kiiresti, keerad lehekülge ja ongi järgmine peatükk. Aga elus läheb iga asjaga natuke aega. Elus on see väga niisugune üllatav olukord, kus sinu ees on korraga üks inimene sinu minevikust. Kuskil 30 aastat, kes me oleme vanemad, 40 aastat on möödunud ja ta ütleb oma nime ja korraga sa oled oma lapsepõlves või noorepõlves. Aga midagi on samasugust, midagi on uut. Nüüd see uue ja vana vahekord, see on üks üsna oluline moment siin, et meie oleme ka sellises ajastute muutumise perioodis, kus see, mis on, nagu ütlesin, kindel, see kaotab oma kindluse, et kui meie alustasime Eesti Vabariigiga, siis me kõik alustasime heauskselt, et kapitalistlik süsteem, vabaturumajandus on ikkagi tunduvalt parem kui kommunistlik režiim, kõigi selle plaanimajandusega. Ja ega meie keegi ei oska niimoodi öelda, et tegelikult tänase seisuga ei ole ühtki suurt majandusteoreetikut maailmas, kes seda vabaturumajanduse süsteemi suudaks väga usaldada. Kõigil on küsimusi ja enamasti küsivad selles võtmes, et kas see üldse on jätkusuutlik. Aga mis peaks tulema? See on ainult üks valdkond elust, muidugi väga tähtis valdkond, majandus. Aga mis peaks tulema, sellele ka vastust ei ole. Et selline ebamäärasus, aga ka usulises vallas me näeme seda. Ja isegi niisugused põhialused, mis inimkollana on olnud nagu enam-vähem ikka selged, et mis on perekond ja kes on mees ja naine ja laps. Et ka need on korraga nagu vedeldunud, et ei saa enam aru, kes, kus, mismoodi, kuidas siis peab olema. Ka ilmalikud inimesed, kes midagi ei usu, nad tajuvad seda isegi vahest teravamini kui meie, sest meil on ikka kuidagi, Jeesus on meie kõrval ja me nagu
oma õla või pea najatame ikka tema rinnale. Ja meil on nagu teistsugune suhe. Aga see, kellel ei ole kedagi, ta on nagu päris tuules, lendab siia-sinna. Vana ja uus. Vana maailm ei tule kunagi tagasi. See käsuseaduse maailm, sellel ei ole ka tulevikku. Aga seda ei kuulutata ka tühiseks. Ka Jeesus, kui ta hakkab kuulutama, siis ta ütleb, ma ei ole tulnud seda käsuõpetust tühjaks tegema. Aga ta oli tulnud, ta alustab ju samuti, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Samad sõnad isegi. Aga asja sisu on teine. Tema õpetuse sisu on alastus, armastus. Tema õpetuse sisu on see, et südamed muutuvad. Inimestel südames sünnib tahe õiglaselt elada, head teha, armastada oma ligimest. See on midagi, mida ei saa ühegi seadusega, välise seadusega kirjeldada. See, mis tõesti sünnib meie vabast tahtest, mis on see, mida muusik tunneb väga hästi, võib-olla, et mingit uut teost luues, et sul on niisugune heliseb kõrvus ja võt, kohe kirjutan ja kohe see sünnib sõrmed all, ma usun, et Marek Talk saab sellest aru, et kohe tuleb südamest. See on niisugune vaba loominguline hetk. Ja vaat see on see, mis ületab igasuguse käsu, keelu, selle maailma, vaid eriti kui ta on puhas, püha ja austab Jumalat. Sest see olemasoleva seisundi muutus võib maailmas toob esile kurjuse, kõige sügavamal kujul. Ka kurjus on omamoodi loominguline. Meil on suur kohtuprotsess kõigil silme ees, Kaur Kenderi lugu, kus kurjus võtab sellise väga loomingulise maski ja ütleb, et aga ma olen suur looja. Aga kõige alatumal, kõige rõvedamal kujul. Aga selles, kui meist tuleb see uus maailm, see, mis on vägevam, nagu Risti Johannes ütles, püha vaim tuleb meie südamesse, siis me loome midagi püha, ilusat, midagi, mis kõiki puudutab. No meil Eesti kultuuriväljas on olemas Arvo Pärt, kes omal viisil on suutnud nagu kuidagi väga suure hulga inimeste, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma südamed panna helisema pühadusele, Jumalale. Kuidas keegi sellest aru saab? Et see on nagu teine. Ja vaadake, vennad ja õed, see vägi, millega Jeesus tuleb, see tõepoolest vabastab meid, muudab meie südameid, see viib meid vastu, kannab meid sellele uuele maailmale. Täpset kirjeldust poliitiliselt, majanduslikult või ükskõik ei ole meil. Ja Jumala sõna tegelikult ütleb, et siin maa peal seda lõplikult täpselt nii ei sünnigi, et see on nagu üks taevane seisund. See uus Jeruusalemm tuleb taevast. Et see ei olegi nagu inimeste ehitatud päriselt. Aga sel hetkel, 30 aastat nii-öelda pärast sündi, Jeesus noore mehena, kujutage ette, see on ju suur rahvaliikumine. Ta näeb välja nii nagu noored araabia mehed, kes tänapäeval Euroopas ringi marsivad täis teotahet, ei tea, mida teha, kuhu minna, mida peale hakata. Ta on üks nende hulgas. See on huvitav, et Luukas ei räägi, tuleta meelde neid sugulassuhteid siin, vaid Risti Johannes lihtsalt ütleb, kuigi ta oli natuke vanem, mõned kuud, et tema on vägevam.
ja osutab talle teises evangeelmises, vaata, see on Jumala tall, kes kannab maailma patud. Ja ristib teda. Tänane päev on ka selleks, et me oma ristimisele mõtleksime. Talvel on sellele väga raske mõtelda, kui sa oled suvel ristitud Suigu jõest näiteks. Aga kui te teete Vene televisiooni lahti nendel päevadel, siis te nägite kõik vapraid taliujujaid. Slaavi kultuuris, õiguse kultuuris see ongi ristimise meeldetuletuse ujumine. Seal ei käida niisama, et ikkagi vee alla tuleb kasta ja kui te hoolega märkate, vaatate, siis preestrid on alati juures ja kõik see on omaette traditsioon. Me seda siin ei kuuluta, see on lihtsalt, mis me ümber on. Aga mõtleme oma ristimisele. See oli nagu üks murre vana maailma, vana elu ja nüüd nagu uue vahel. Aga siin on ka üks moment, mis on üsna tähtis, et vesi veeks, olgu ta külm või olgu ta soe, olgu ta jaanipäevane või olgu ta taliharjapäevane. See veel ei muuda, vaid siin oli öeldud, et Jeesus palvetas ja siis taevas avanes ja siis hääl ütles, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Ja vaat seda palvet võime me ikka jätkata. Kui see ristimise alus on kuidagi meile ähmaseks jäänud või me oleme selle nagu oma elus kaotanud või aru saama, et mis see uus siis nüüd on, et esmaspäev on jälle käes, jälle tuleb minna koht tööle, kõik on vanamoodi, töökaaslased on vanad, kõik on vanad ja palk on sama. Aga mõtle siis, palu, et taevas avaneks, et sa saaksid selle kinnituse, et mis see siis on, mis sa nüüd teed, mis on see põnev, see loominguline, see heli, mille sa paned helisema. Siin detsembrikuu alguses mul kolleeg viis oma ema siia hooldehaiglasse Ravitänaval. Ja oli selge kõigi nende kirjelduste järgi, et see on tema viimane minek. Et nii nagu inimene 92 aastane inimene hakkab kustuma, et nüüd ta kustubki. Ja siis seal õpetajate toas ma ütlesin talle, ta oli teisel pool lauda, ma ütlesin talle, et tead, see enda, et kui sul on siis ükskord minu abi vaja, et arvesta siis sellega, et ma tulen. Ja siis ta ütles jah. Ta oli see inimene, Sofia oli ta nimi, väga pikka elu ära elanud. Kujutage ette, sünnib Poolas, Grodno oblastis. Õpib ta, selle all on emakeel poola keel. 2 tundi õpitakse koolis ka ukraina keelt. Siis 39. aastal tuleb Nõukogude võim. Siis ta on korraga Ukraina koolis, siis kõik elu käib ukraina keeles. 46 vangistatakse, mõistetakse 10 aastaks vangilaagrisse metsavendade aitamise pärast. Tema koolipõlve armastus oli metsavend ja ta aitas ja jäidki vahele ja see punker sattus rünnaku alla, 10 aastat. Siis oli Venemaal. Stalin suri ära, 8 aastat otseselt vangis, aga siis veel asumisel. Ja seal asumisel sünnib see, et ta armub ühte mulgimehesse, Mulgimaalt, Helme kandist pärit. Ja sealt sünnivad siis tütar ja poeg. Üks
tütar on minu kolleeg. Ega mina seda lugu ka ei teadnud niimoodi täpselt, aga nüüd ma sain selle selgeks. Aga kui nad tulevad perega tagasi, ei saa Eestisse, ei saa oma kodukohta, vaid peavad Lätti minema oma sugulaste juurde, siis ta õpib veel läti keele selgeks. Ja siis 64. aastal vangilaagri kaaslased, need ütlevad, et tule nüüd ikka Eestisse. Ja siis ta tuleb Eestisse ja õpib veel eesti keele selgeks. Vaat selline tore inimene, kes pikka aega iga pühapäeva hommikul kell 9 Araka tänava peatuses, ma temaga kohtusin. Tema sõitis Vene baptisti kogudusse, Peeteli kogudusse Lavi tänaval, mina tulin siia. Ikka me rääkisime. Nüüd teda ei ole. Kui sa hakkad nüüd nagu mõtlema, et mis siis on see on üks inimene, kes alles 90. aastatel leidis elav usu. Ta oli ennem lihtsalt traditsioonist õiguslik. Elav usu. Nii et ta nagu tõepoolest nagu elas ja tahtis nii elada. Muidugi inimene oma esimeses innukuses ta hakkab oma lähedastele närvide peale käima. et mu kolleeg ütles, et hakkas kohe meile ette kirjutama, et lokki ei tohi teha, värvida ei tohi, ehteid kanda ei tohi, kõik see niisugune, mis ikka juhtub vahest meiega, et me oleme nagu väga innukad, et me ei mõista tegelikult selle asja tuuma, aga me oleme puudutatud. Aga kõik see läks üle. Ja vaadake, eriti kui kõik on läbi. Kui paneme ka selle kirstu kaane peale ja usaldame nüüd kõik Jumala kätte, siis korraga saad aru, et oli midagi uut selles inimeses, millest lapsed ja lapselapsed on puudutatud. Ma ei tea, mida meie maha jätame, kui meil ükskord see kaan peale pannakse. Aga kui me käime koos Issandaga, kes on vägevam ja suurem kui kõik vana seadus, kes on täis armastuse tuld ja sütitab meid ka midagi looma, mingisuguseid suhteid, midagi oma elus pakkuma. Et siis meie päris tavaline elu muutub osaks sellest Jumala riigist, uuest maailmast, mida me veel ei näe, aga mis on juba meie ümber vaimus. Issand õnnistagu meid sellel teekonnal. Aamen.